8 põnevat fakti seadustest, millest sina võib-olla ei ole midagi kuulnud. Fun fact number 1. Jalgrattaga kõnniteel sõitmine ei ole tegelikult lubatud. Ainult juhul, kui on oluliselt raskendatud sõitmine sõiduteel. On ka muidugi mõningaid väikseid erandeid, kuid pidagem meeles, et jalgrattaga kõnniteel tegelikkuses sõita pigem ei tohi. Fun fact number 2 on see, et elektrilise kergliikuri või jalgrattaga teed ületades on soovituslik masinalt maha tulla, sest kui see masinalt maha ei tule, siis ei pea ka autojuht sind üle tee laskma, ehk võid seal teoreetiliselt oodata kohe mitu head päeva oma teest ületamist. Fun fact number 3. Nagu me teame, siis elektriliste tõukerataste mootoripiirangud on 1 kilovatt. See tähendab, et mõned raskemad inimesed ei pruugi järsust mäest oma masinaga üles saada. Mida teha, kui siiski soovid järsust mäest üles sõita? Appi tuleb elektriline üksrattas, sest elektrilisel üksrattal puudub mootori võimsuse piirang. Sõida kus tahad. Fun fact number 4. Nagu me teame, on elektrilistel tõukeratastel päris kanged piirangud, kuid veel kangemad piirangud on elektrilistel jalgratastel. 250-vatine mootor ning maksimaalselt ainult 25 km tippkiirust elektrilise mootori abiga. Võiks öelda, et elektriline jalgratas on isegi rohkem piiritatud kui elektriline tõukeratas. Fun fact number 5. On mitmeid kliente, kes sooviksid oma tõukerattaga sõita istudes, sest nii on ju mugavam. Kuid olgem teadlikud, et kui te paigaldate oma tõukerattal istme, siis muutub teie tõukeratas illegaalseks ning tegelikkuses ei tohi sellega Eestis ringi sõita. Fun fact number 6 ütleb meile, et jalakäijatest möödudes elektrilise kergliikuri või ka jalgrattaga peame neist mööduma jalakäija kiirusel. Ning samas, kui ka sõidame rahvarohkes kohas, kus ei möödu, vaid oleme kogu aeg rahva keskel, siis peamegi liikuma jalakäija kiirusel. Ehk siis rahulikult ning rahulikult. Ja nüüd 2 tõelist fun facti teile siia lõpetuseks. Nimelt elektrilise kergliikuri ja jalgrattajuhid peavad sõites lenksust kinni hoidma vähemalt 1 käega. See tähendab kõik te julged kaskadöörid, kes sõidavad 2 kätt lahti. Teadke, et see tegelikult ei pruugi olla legaalne. Ja tõeline fun fact päeva lõpetuseks on see, et kergliikuri ning jalgratturi juhid peavad sõitma oma masinaga nii, et mõlemad rattad toetuksid samaaegselt teele. Ehk ei tohi sõita tagurattal, ehk ei tohi sõita 2 ratast õhus, hüpata või muud ekstreemset teha, nii et teie rattad tõuseksid kõrgemale kui maapinn.